Tere tulemast paneeldiskussiooni, arutame seda, miks meil seda projekti vaja on, kuhu me tahame jõuda ja mis on nagu need väljakutsed selle projektiga seoses. Võib-olla alustame sellest, et igaüks saab 1 minuti rääkida sellest, kes ta on ja kust ta tuleb, mis organisatsiooni või mis organisatsiooni tüüpi ta esindab. Ma ei tea, alustame äkki siitpoolt. Tere, olen Ergo Sõõru, juhin sellist ettevõtet nagu Dr. House. See on USA-s tegutsev telemeditsiini ettevõte. Põhimõtteliselt, mida me pakume, on kiiret virtuaalset arstiabi ja ravimite kojuvedu. Et meie ravimite kojuveosüsteem näeb sarnane välja nagu Bolt Foodist toidu tellimisele, aga meie puhul inimene teeb kiiresti arstiga visiidi ja peale visiiti toimetame tunni aja jooksul selle ravimi inimesele koju. Minu taust on Baltimaades meditsiiniseadmete müügi pealt, enne kui ma telemeditsiiniga alustasin USA-s. Startupper, jah. Ja aitäh. Tere kõigile, mina olen Katrin Kaarna. Tänasel päeval olen ma Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli kliinikumis kliiniliste teadusuuringute keskuse juhataja ja sellise laiema mõjukusega rollis olen ma riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse tegevjuht. Ja minu taust on see, et taustalt olen ma arst, neuroloog, olen terve oma elu seda tööd teinud, aga see on olnud minu jaoks sisuliselt sellisest nagu rohkem hobirollis, sest enne kui ma tagasi pöördusin ülikooli ja kliinikumi, töötasin ma maailma kõige suuremas kliiniliste teadusuuringute organisatsioonis globaalsetel ja regionaalsetel ametikohtadel. Aitäh! Tere ka minu poolt, mina olen Kristiina Sepp ja esindan ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutust ja juhin seal tervisetehnoloogiad ja teenused fookusvaldkonda, mis on üks riigi strateegiline suund ja seetõttu ilmselt ka me täna siin kõik oleme, et meil on ellu kutsutud toimemudeli nii-öelda elluviija või eestvedaja. Taustalt ma olen proviisor ja olen olnud tervishoiusüsteemis 20 aastat, nii et ma olen seda igast küljest näinud, olen inimesi nõustanud, jätkuvalt teen seda, tervishoiuteenused ei ole kättesaadavad, seetõttu alati igal pool, et digitaalseid ja tehnoloogilisi lahendusi on meil kindlasti valdkonda vaja. Ja ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus annab ettevõttele hoogu igas mõistes, et tegelikult aidata järjele, kasvatada kompetents, pakkuda eksporttuge ja nii edasi, nii et ja minu roll on just sellist valdkonna spetsiifilist teadmist organisatsioonis kasvatada täna. Tere ka taaskord, Tõnu Esko. Ja praegu ma arvan, ma olen eelkõige siis ülikoolide esindaja, sest investorita mul veel ühtegi exitit ei ole, nii et seal ma lihtsalt räägiks raamatutarkust. Aga ülikoolide või selline kõrgharidusasutuse esindaja, tegelikult ka siis selle organisatsiooni esindaja, kes ainsana Eestis pakub arsti haridust, on tegelikult oluline siin just laua tuua see asjaolu, et rohkem seda head teadust jõuaks reaalsete rakendusteni. Et mis on nagu need reaalsed barjäärid, tõkked, et teadlased kuidagi absoluutselt ei taha teha koostööd erasektori ja ammu rääkida sellest, et ise hakata ettevõtet tegema. Ja sellest ongi see, et ma olen ülioluline ja väga hea meel, et Erki ka Tartu Ülikooli siia sellesse seltsingusse kutsus, sest ongi see, et on oluline minu vaates tasandil teatud asjad korda teha, et siis kõrgematel tasanditel saaks need unicornid kepsutada. No aga jah, ühesõnaga, te kõik olete ilmselt vaadanud või me kõik oleme vaadanud Dr. House'i või mingit sarnast meditsiinisaadet. Enne kui ravima hakatakse, tuleks panna nagu diagnoos, on ju. Ja mul see avaküsimus nagu teile ongi siin, et kui me nüüd ökosüsteemi asemel kasutame terminit patsient, et siis mis te arvate, mis sellel Eesti ökosüsteemil või sellel siin virtuaalsel patsiendil nagu viga on, et kas te seda oskate nagu öelda, mis sellel pildil valesti on või mida me nüüd ravima nagu hakkame, kui me seda projekti teeme. Et proovime vältida nagu sümptomite kirjeldamist ja lähme nagu juurpõhjuste või haiguspõhjustajate juurde, et ma annaksin lihtsalt siin järjest nüüd sõna teile kõigile
et proovige panna nüüd diagnoos sellele tänasele ökosüsteemile, et väga paljudel teist, kui mitte kõigil, on ka rahvusvaheliste turgude kogemus, teil on väga hea nagu võrrelda seda, kuidas need ettevõtted, kes meil siin üritavad tehnoloogiat arendada, millises olukorras nad on võrreldes oma lääne konkurentidega või suurte riikide konkurentidega. Et ühesõnaga, mis sellel pildil valesti on? Päris palju valesti. Kõigepealt peab toimuma koostöö teadusasutuste, raviasutuste, ettevõtete ja kindlustusettevõtete vahel. Meil on üks kindlustus. Meil on üks kindlustus, see on kõige suurem probleem üldse Eesti turul. Minu jaoks või minu vaatevinklist, et kui tehakse startupi, siis investor küsis esimesena, et kus see raha tuleb. Tavaliselt tervishoiust tuleb see raha kindlustuselt. Kui Eestis on ainult üks kindlustusettevõte, kelle poole pöörduda ütleb ei, siis see startup jäetakse tegemata. Et see on päris suur probleem Eesti ökosüsteemis. Ma nüüd korra segan vahele, lähme edasi. Kes on Dr. Houssi vaadanud, ma soojenduseks paar seeriat vaatasin, seal Dr. House ka pidevalt nagu segab vahele ja siis annab sõna järgmisele, et mis sinu arvamus on, et mis valesti on pildil? No mina kõigepealt meditsiini- ja tervishoiuteenuse osutaja rollis siin ikkagi ütlen, et meditsiinis tegutsevad targad ja tegusad inimesed ja on enda jaoks tõesti defineerinud täpselt needsamad kohad, mida me siin enne esinemiste käigus kuulsime. Me saame aru sellest, et meie populatsioon vananeb ja koos sellega vananeb ka meie meditsiinitöötajate populatsioon. Meil on pikad ravijärjekorrad, meie patsiendi kogemus saab olla hulga parem, rakendades uusi innovaatilisi meetodeid. Me tahame teha nutikat meditsiini, mis tähendab seda, et me tahame olemasolevaid terviseandmeid paremini kasutada, aga kindlasti me tahame ka sekundaarselt just teadus-arendustööks neid andmeid paremalt kasutada ja loomulikult meile ei meeldi liigne bürokraatia, millega me igapäevaselt ehk liiga palju peame rinda pistma. See tundub nagu muusika ju startuperi kõrvale, et ma teen mingi tehnoloogia ja hakkan kohe nagu tegema, aga miks seda ei toimu siis? No, Tartu Ülikooli Kliinikum ehk siis ainsa ülikooli haiglana Eestis kindlasti omab kõige suuremat teadus-arendustegevusprojektide mahtu. Et me igal aastal algatame üle 100 uue projekti ja meil on käimas olevaid kogu aeg paralleelselt erinevates staadiumites üle 300. Aga me ei taha jääda sellelt projektilt projektile hüppama, mis tähendab seda, et tegelikult mille poolest erineb baasteadus nüüd innovatsioonist on see, et innovatsioon pärast selle kliinilise kasu tõendamist peaks jõudma kiiresti patsientideni. Ehk siis see tähendab seda, et edasi oleks vaja teha otsuseid, tuua need innovaatilised lahendused meie uutesse patsiendi käsitluse mudelitesse ja nagu me teame, ravimiarenduses on ju nii, et ravim muutub siis patsiendile kättesaadavaks, kui ta pääseb ka rahastatud ravimite nimekirja. Täpselt sama asi kehtib ka innovatsiooni lahenduste kohta. Aitäh. Nii, Kristiina, mis sinu vaates? Mul võib-olla 2 aspekti, et olles endine mänginud mingi aega korvpalli, siis võtaks selle Michael Jordani öelda, et talendid võidavad mängud, aga tiimid võidavad meistrivõistlused. Ehk et seesama, mis eespool mainiti, et selline koostöö, et see on kõige alus, et meil on mega palju talente, meil on väga andekaid, me tegelikult toimetame eesmärgipäraselt, aga see kokkumäng on ikkagi jätkuvalt nõrk, et peabki mõtlema, et võib-olla tasub Iko Rannu lappi võtta, et on suutnud Kalevi mängima panna, et see selleks. Ja teine vaade, mis selgelt valdkonda mõjutab, aga ma ei ütle, et see diagnoos, aga valdkonna ettevõtluskeskkonda reguleerib või mõjutab Sotsiaalministeeriumi allasutused. Aga nende eesmärk ei ole ettevõtluse edendamine, majandusosatähtsuse kasvatamine. Ehk nüüd on küsimus, et kuidas panna ka nende eesmärgid ja nii-öelda siis ettevõtlusvaatse eesmärgid ühel pildile. Mul on hea meel, et tegelikult see koostöö on täna järjepidev ja ajas ainult tõhusamaks minemas, et just see, et kas või see, et näiteks järelevalveorgani menetlemiskiirus, kui see on väga aeglane, siis meie Eesti ettevõtete konkurentsivõime nagu suures pildis langeb, aga siin me saame midagi teha, et tegelikult just seda edu saavutada. Okay.
okei, huvitav, Tõnu. Mis ülikoolide poolt vaadates nagu valesti on? Ükskõik, kas siis sees või väljas? Noh, väljas on see, et on liiga palju sellist kristalli nuusutamist. Ehk siis on see, et noh, et sa nagu mõtled, et lihtsalt kristallid või kuufaasid või tarokaardid on ju, teevad sind terveks. Noh, aga see kahjuks niimoodi ei ole. Aga mis nagu võib-olla need ökosüsteemi vaatest ja võib-olla nagu need startup ideed ja need, mis siin ringlevad, et noh, ma väidan, et seal on nagu liiga vähe teadust, liiga vähe võib-olla sellist doktori tasemel teadust, et seal võib-olla on väga palju, see ongi väga palju bakalaureuse ja nii-öelda see magistri taseme teadust, aga selleks, et ikkagi nii-öelda rahvusvahelistel turgudel läbi murda, peaks olema sellist süsteemselt läbi mõeldud, kitsaskohti tuvastatud ja selle peale siis neid läbilöögivõimelisi lahendusi loodud ideid võiks olla nii-öelda ökosüsteemis rohkem. Ja see ongi see koht, kus mitte ei ole ainult see, et miks siis startuperid ei tule nagu ülikooli küsima, aga tegelikult rohkem on nagu see, et miks siis ülikool liid ise on oma teadustöö käigus süsteemselt ei kaardista ära seda, millel on selline majanduslikku potentsiaal ja väärtust loov nii-öelda omadus või karakteristikud ja siis sinna peale siis disainida nagu see tugivõrk, mis siis kas on siis see, et need teadlased ise, aga sellest jääb väheks, sest alati sul on vaja sinna kliinilist eksperti ja ärieksperti ja kõikvõimalikud sertifitseerimise eksperti, aga et see, kes teeb teadustiim seda ise või tuleb see väljaspool. Huvitav, et ei öelnud keegi, et Eesti ongi liiga väike, et aga varajase faasi ettevõtete finantseerimine on ju suurte numbrite mäng või tõenäosuste mäng. Ongi väike. Seda keegi ei öelnud välja. Tahtsin lihtsalt ka seda öelda, et minu arust siin tulekski mõelda ja lahendada ära see, et kuidas mis on see meie kõige, ütlepidi puudus, ongi see väiksus, aga see saab olla teistpidi ka tugevus. Et siin peaks ikkagi välja mõtlema selle lahendus, et kuidas samaaegselt saaks nagu tegeleda nii-öelda innovatsiooni loomisega, valideerimisega, kliinilise nii-öelda tõenduse kogumisega, aga samas, et meil toimuks ka juba nii-öelda osaliselt sertifitseerimine ja tegelikult ka juba rahastamine. Sest on see, et kui me ootame nagu seda siin, Kristina tõi välja, et kui me ootame, et see protsess on nii tohutult pikk ja selleks ajaks, kui võib-olla saab kõik templid ja vimplid kätte, on tegelikult see tehnoloogia kas nagu ebapädev või siis lihtsalt on see turueelis, on lihtsalt kadunud. Okei, väga huvitav. Kui teil on kommentaare või küsimusi, siis tõstke julge käsi püsti ja vaielge vastu või kiitke takka. Kui ei ole, siis mis see teie nagu see ravistrateegia nüüd nagu siis oleks, et okei, kindlustajat ei ole või teist kindlustajat ei ole, koostööd ei tehta, teised asjad tulid välja, et kuidas te nüüd seda patsienti siis ravima nüüd hakkaksite, et mis teil need esimesed 2-3 sammu oleksid, mis te arvate, et tuleks ära teha või ära muuta siin ökosüsteemis, et asjad õigele poole liiguksid? No ma ütleks, et EMO-sse ma ei läheks, on ju. Et tegelikkuses, mida me näeme, on see, et ettevõtted kolistavad kõikvõimalikud ämbrid läbi või siis kui võtta see kaardirakendus ja tahad sõita punktist A punkti B, on ju, siis mõtled kõik külavaheteed käid läbi, on ju, avastad Eestimaad. Et EISi roll on ka see, et tekiks väga selge teekond turule, sinna vastu luua toetavad meetmed, tõsta, kus on vaja kompetentsi, kus on vaja väljaspoolt tuge sisse tuua, ehk et selline, me näeme lihtsalt seda, et ettevõtted väsivad ära, see teekond on niigi pikk, aga just see, et nad teevad alguses juba valesid otsuseid ja valesid pöördeid ja nad näevad, et oh my god, see tee ei lõppegi ära ja kas on mõtet jätkata ja EISi ülesanne on just see, et need tõkked ära võtta ja just see, et hoida seda motivatsiooni ja selget sihti silmes. Võib-olla selles mõttes lisaks ka juurde, et siin see teaduskompetents ja see, et me näeme, et teadlased on õhinapõhiselt, aga kus on see äri? Et tuleb, ütleb, mul on niisugune äge tehisaru lahendus, on ju, siis ma lähen küsin, on ju, lõppkasutaja käest, ütleb, et nalja teed, et meiga rakendused elu sees. Ehk et jällegi, et mis on see väärtuspakkumine, keeruline on see, et maksja on üks ja kasutaja on teine, eks see teebki selle nagu keskkonna väga keeruliseks, aga teistpidi väga huvitavaks. Okei, väga huvitav. Mina arvan seda, et
väga-väga oluline on koostöö, ehk siis kutsuksin siinkohal üles ka tervisetehnoloogia ettevõtteid tulema tervishoiuteenuse osutaja juurde selleks, et ühiselt kokku leppida see, et mida on siis tervishoiuteenuse osutajal ka vaja. Et millised lahendused võiksid seda tervishoiuteenuse osutajat nagu praktikas kõnetada, sellepärast et see on kliinilise valideerimise protsessi juures ülioluline. Meie suurhaiglad praegu on üles ehitatud sellisel ärimudelil, et sisuliselt meie sissetulek sõltub sellest, et kui hästi ja kui palju me ravime patsiente. Aga tegelikult selle eraldi kihina võiks välja tuua kõik see, mis on seotud selle teaduspõhise meditsiini toomiseni praktikasse. Ja selles osas on väga-väga oluline, sest arst võtab arendada seda, millest ta näeb nagu sellist praktilist väärtust ka ja mis on juba ka küps sellesse kliinilisse valideerimisse toomisse. Nii et see on nagu meie jaoks hästi oluline. No nii, Ergo, eeldame nüüd tükk on valmis sinuga koostööd tegema, et mis peaks nüüd juhtuma, et sa USA-st tagasi koliksid? Okei, mõtle. Tõnu, kas sul on mingisugune ravistrateegia olemas või? Ei, no ma ikkagi ravin seda patsienti, kelle eest ma vastutan. Mõtlen, et ülikooli vaatest tegelikult on 3 lihtsat asja, mida on vaja saavutada. Üks asi on see, et on vaja muuta seda mõtteprotsessi või mindseti, et mis teadlastel on. Et ettevõtlus ei ole halb, et see ei ole midagi häbiväärset, ettevõtluse tegeles ei ole kuidagi nagu muus karjääris läbi kukkunud. Meil osad näited on olemas selles osas. No ma endiselt ootan seda, et millal professorid hakkavad Lamborghinidega nagu instituutide ette parkima, et siis see võib-olla nagu ka võimestab seda. No ühesõnaga on vaja muuta seda maailmapilti või seda suhtumist sellesse. Teiseks on see, et tuleb ülitõhusalt luua süsteem, millega kõik need head innovaatilised alusteaduslikud avastused, mis on kaardistatud ja siis suunatud sellesse kommertsialiseerimise masinavärki ja 3. väga oluline asi on see, et hetkel tegelikult ökosüsteemis ei ole, on nagu siis selline raha, mis toetaks seda, et kui nagu see päris teadus enam ei ole, aga ei ole ka veel nagu ettevõtlus. Et EAS-il on ju tohutult palju meetmeid selle jaoks, kus on juba ettevõte tehtud. Aga ma ei saa ju teha ettevõtet ära, kui mul on mingi avastus, aga ma ei tea näiteks, kas seal üldse sellel on turg või kui see tooteprotsess on. Et see on see, kus me ülikooli poolt natuke, mul on vahendeid, et toetada sellist varase faasi rohutuseks võin öelda, et me juba mõtleme ikkagi sinna otsa ka, sellepärast, et teadlased tulevad, et paned hästi, on ju, ja tegelikult kiidavad väga võib-olla tegevus just rakendusuuringu programmi vaates, aga just see, et aga midagi teadlastele, nii et juba midagi podiseb kuskil. Ja raha ei ole nii palju vaja, ma ütlen. Ergo, jõudsid nagu läbi mõelda, et mitmendal kohal sul Eesti on pärast Ameerikat või mis riigid ja mis seal veel vahel on, enne kui sa selle peale mõtled, et sa Tartusse tuled testima? Nagu Tõnu tegelikult enne ütles, et Eesti väiksus on meie väga suureks eeliseks. Tegelikult me oleme Eestis, me juhime Dr. House'i Eestist. Okay. Kogu meie kindlustustega majandus USA-s juhitakse Eestist. Eesti inimesed teevad seda, kes on miljardeid dollareid kindlustustega majandanud. Nad istuvad ka siin samas saalis täna. Otsige üles. See Eesti on ideaalne koht startupi tegemiseks, just see andmete jagamine, mitte kusagil mujal maailmas ei ole sellist asja. USA näitel digiretsept tähendab e-faksiga faksimist retsepti apteeki. Et see on digiretsept. Et sa ei saa kuhugi suvalisse apteeki minna ja seda retsepti ostma, vaid sa pead konkreetse apteegi välja valima ja see e-faksitakse sinna apteeki. See on digiretsept. Et Eesti turgu süsteem on nii arenenud, et siit Eesti enda süsteemist tegelikult leiab juba ka häid ideid, et välismaale minna. Väga huvitav. On veel kommentaare või on esimene kommentaar äkki saalist? Jah, palun.
ma kordan selle lihtsalt salvestuse jaoks üle, et see küsimus oli selles, et kuidas muuta teadlaste mõtteviisi, et mis oleks need sammud, mida selleks oleks vaja teha. Ei noh, ilmselgelt selliseid intelligentseid inimesi nagu jõuga ei muuda, järelikult tuleb muuta nagu kavalusega või siis on ju eeskujuga. Ma ütlen, et selline nii-öelda parklas parkivad Lamborghinid on nagu väga hea, sest kadedus on selles mõttes nagu liikuma panev jõud. Aga noh, kuidas seda mõõta, see ongi see, et tuleb lihtsalt, eks tuleb nagu rääkida, tuua selliseid positiivseid näiteid, positiivseid edulugusid ja võib-olla ka selliseid edulugusid, mis oleks tänases olukorras kuidagi nagu relevantsed ja mille suhtes saaks suhestuda, et siin Erki tõi välja on ju professor Mart Ustavi nagu suurepärase töö nii-öelda sellise geneetiliste testide innovatsioonis, on ju laboriteenuste automatiseerimises, nüüd ka ravimiarenduses, aga ausalt öeldes nagu kedagi siin teist väga Mardi lugu, isegi kui ta inspireeriv, ta ei ole rakendatav, sest see on midagi, mis kunagi juhtus ja nüüd on juba suur tehas. Et tegelikult teadlastel on vaja selliseid vahetuid selliseid näiteid edust, kus siis kaasteadlased on midagi teinud. Natuke läheb see sellesse rubriiki, et mis see organisatsiooni DNA on ja mida ma olen alati nagu soovitanud, kui te tahate reaalselt aru saada, mis inimesi kõnetab, ärge kutsuge inimesi koosolekule, vaid minge nende kohviruumi, kuulake ja jooge nendega kohvi ja vaadake, millest nad räägivad. Ja kui sa lähed täna, ma natuke võib-olla teen liiga, lähed Tartu Ülikooli laborite kohviruumi, nad räägivad ikkagi teadusartiklitest, nad räägivad sellest, et raha on vähe, keegi ei räägi sellest, et ma tahaksin saada seda investorit või ma tahaks osta Lamborghinit. Te peaks äkki Lamborghini hinnakirja sinna panema või mingisuguse reklaamid sinna välja, kohvinurka. Okei, üks küsimus veel ja siis läheme järgmise ploki juurde. Küsimus, et me kõik siin täna räägime ja ka tegelikult HFE on ju välja või nii-öelda üles kutsuda erinevate osapoolte ja tänu koostööle. Et miks me siis täna räägime sellest, et me tahame suruda teadlase ettevõtlusega tegelema, miks me ei tee koostööd siin. Et teadlased ikkagi ju teeksid seda, mida nad kõige paremini oskavad ja siis kas ettevõtjad või kes iganes saavad toetada neid teadlasi. Väga hea point. Ma jälle salvestuse jaoks kordan üle, et küsimus oli selles, et kas me peaksime teadlasi sundima ettevõtjateks või tegelikult on lahendus hoopiski nagu koostöös. Ma võib-olla hetkel ei lase sul isegi vastata sellele, kuna mul see järgmine teemaplokk on täpselt see, millele sa tegelikult nagu vihjad selle küsimusega. Ehk see küsimus on see, et pange nüüd korra endale pähe selle oma organisatsiooni tüübi esindaja müts, ülikool, riik, ravisüsteem, ettevõtja. Ja ma tahaks, et te nüüd natuke nagu abstraktselt annaksite mingit tüüpi lubaduse, kuidas te käitute või kuidas te oma käitumist kas jätkate või muudate järgmise 4 aasta jooksul, et see patsient nüüd terveks saaks. Ja võib-olla ma esimesena annangi sõna nüüd Tõnule, kuna see eelmine küsimus oli natuke sellega seotud, et anna nüüd siis ülikoolide poolt või akadeemilise institutsioonide poolt mingisugune lubadus või mingisugune mõttekild selles osas. Ma saan ikkagi rääkida ainult Tartu Ülikooli poolt, et me oleme küll kõige suuremad ja siis oma hea eeskujuga üritame ka teisi kaasa tõmmata. Et ma arvan, et lubadus või ütleme see, et kas siis kõik teadlased peavad nüüd hakkama nagu ettevõtjateks, kindlasti mitte ja see oleks ikka paras õnnetus. Aga ma arvan, et mis on nagu oluline on see, et igaüks peaks jääma nende liistude juurde, mis on tema tugevus. Ja ütleme sellise teadusmahuka toote või teenuse arendamise juures on see, et tegelikult see on nii kompleksne ja nii seotud selle avastajaga, et tegelikult avastajat ja selle avastuse rakendamist ei ole võimalik nagu lahku viia. Aga ma ütleks nagu ideaalne meeskond või selline siis, teadusmahuka idee kommertsialiseerimise meeskond on see, kus teadlane, näiteks professor võib-olla on seal kambas lihtsalt kui teadusnõunik, tema kõige andekam postdoc on siis selles ettevõttes näiteks teadusjuht, chief scientific officer ja siis seal juures on nagu need äriarendajad ja sertifitseerijad. Et see tegelikult on see, mis on. Sellepärast ongi vaja tuua kokku erinevad osapooled, et seal, sest ka tänast mitte ainult tervisetehnoloogia ettevõtetel, vaid üldse kõikidel teadusmahukate ettevõtete
häda on see, et seal on kaugelt liiga palju tehnilisi asutajaid ja siis lihtsalt jääd kinni kuskile. Aga lubadus ongi see, et mina küll võtan, et nagu, et või selle nii-öelda ettevõtluse maailmapildi igakülgne toetamine ja kõikvõimalikul viisil erasektoriga koostöö tegemine. Et see ongi see, kuidas muutub see mõttemaailm ja kuidas me toome need head ideed kommertsialiseerimise sellesse tuleproovi. Väga hea. Kristiina, mida sa veel raha lubad? Kuna kõik vaatavad teid kui põhjatud rahaallikat. Et see sõltub, kelle poole ma pöördun, et kui ma pöördun tervishoiuteenuse osutaja poole, siis ütleb, et aga ma tahan Tervisekassast seda raha veel juurde saada ja ühesõnaga karvad jah, et mul on kutt rahaga seljas. Aga avaliku sektori vaates ma arvan, et kriitiliselt tähtis on valdkondlikku kompetentsi tõsta, ehk et samal ajal, kui me tegelikult harime ettevõtlust või ka teadlast sõltuvalt siis ühest osast teisest otsast, siis tegelikult ka avaliku sektori sellist valdkondlikku ekspertiisi ja kompetentsi on vaja tõsta ja läbi selle me tegelikult saame sihitumalt ja targemaid tuge pakkuda. Ehk et ma ei ütle, et ma nüüd mingi sõnumi kuulutaja olen, aga ma osati tundub see, et ma ju desinfreerin nagu lahti, mis on tervishoid, kuidas see toimib, mis on sellised eripärad, ehk see päris tava sellise ettevõtlusmaailmaga kokku ei lähe. Aga mis on hea meel, et kui ka alguses Sandra Särav kui ka Eve Peterson sellist õhinapõhisust tervisevaldkonna vaates näitasid, siis ma võin kinnitada, et ka kui on 4 fookusvaldkonda, siis kui me tervisest räägime, siis ei jätta ühtegi inimest külmaks täna avalikus sektoris. Ehk selles mõttes kellelgi on mingi kokkupuute koht ja ütleb, et kuna mingi asi tuleb, et inimesed elavad kaasa ja kui nad teavad rohkem, siis nad panustavad ka rohkem ja kui nad panustavad rohkem, siis ka sektor saab rohkem tagasi. Jaa, aitäh sulle. No me ootame haiglatelt, et me saaksime turvaliselt, odavalt, kiiresti süsti, kui vaja on, aga võib-olla nüüd see tervisetehnoloogia sektor vajab veel midagi sellele lisaks. Et mis sa arvad, mis selle haiglate või tervishoiusektori terviklik nagu lubadus selle väikse sektori arendamisel võiks olla järgmise 3-4 aasta jooksul? Ma tahan anda selliseid konkreetseid lubadusi, natuke konkreetsemaid lubadusi. Esiteks on see, et me tahame jääda Health Foundersile heaks koostööpartneriks kogu sellel teekonnal ja tõesti ja tõepoolest aidata välja töötada sellised protsessid, kus igal ettevõttel, kes tegeleb meditsiiniteadusega või terviseteadusega, oleks selge see rada, mismoodi ta oma arendust edasi viia saab ja mis on siin selle kliinilise valideerimise roll. Ja teine asi on see, et loomulikult see on ka meie, kuidas ma ütlen, nagu missiooni osa selles mõttes, et ainult sel viisil, kui me seda teeme, saame me lõppude lõpuks pakkuda kaasajastatud ja tõenduspõhist, aga infotehnoloogiliselt rikastatud patsiendi teekondi. Okei, aitäh. Väga konkreetsed lubadused. No Ergo, kas startuperid jooksevad veel kiiremini? Jooksevad kindlasti kiiremini, aga tuleb vabaneda ettevõtete vaheliselt sellest stigmast, et tuleb vahetada ideid oma vahel. Et see on väga, väga oluline, et ka meie juures on päris mitmed Eesti startupid käinud küsimas, kuidas USA turule minna ja me võtame julgesti kõiki inimesi vastu, me hea meelega räägime, mida rohkem meid seal USAs tegutseb, mida rohkem kellega me saame koostööd teha, seda parem on. Et see on väga, väga oluline. Nii, kas on küsimusi? Kui ei ole, siis auväärt arstide konsiilium lõpetab. Läheme järgmiste patsientide juurde, hakkame jälgima seda, kuidas patsient paraneb. Tänud kõigile, et kuulasite seda diskussiooni ja loomulikult teil on võimalik siin pärast veel 1-2 ettekannet oma mõtted välja öelda. Nii et aitäh teile kõigile ja aitäh teile ka!